Ma siis annan sellise kiire ülevaate, sissevaate, et kui meil on, siin juba eelnevad kõnelejad andsid ülevaate, et kui meil on terviseandmed, et kuidas terviseandmed tekivad, kuhu neid hoiustatakse ja kuidas neid tuleb hoida, et siis mõned sellised praktilisemad näited, et kui meil on geeniandmed, mis on ka samamoodi eriliigilised isikuandmed, et kas ja mida kasulikku meil kui patsientidel sellest võiks tõusta. Et ma alati alustan sellise joonisega, et siis aru saada, et kuidas geenid, elustiil ja haigused on seotud. Et meil kõikidel inimestel on olemas DNA, genoom ja see genoom elu jooksul ei muutu. Hea uudis on see, et mitte kellelgi meist ei ole see DNA täielikult katki, aga halb uudis on see, et meil kõigil on DNA-s midagi, mis on oluline tervise seisukohalt. Et kuidas me mõnda toitu suudame seedida või kas meil mõne ravimi suhtes on tundlikkus, et see on meil DNA-s kirjas. Aga kui me oma DNA-d ei saa elu jooksul muuta, siis mida me saame muuta, on tegelikult meie elustiil. Et piltlikult võetes on siis niimoodi, et kui me elame oma elustiili, toitumine, füüsiline aktiivsus, et siis tegelikult piltlikult öeldes selline riskianum, ämber hakkab vaikselt täituma. Ja mida vanemaks me saame ja mida rohkem erinevaid, võib-olla mitte väga soodsaid elustiile harrastame, saab see riskitaluvus saab täis ja mingi hetkel saabubki haigus. Et kuigi sellises mudelis see kõik on, tundub nagu teoreetiline, et aga mis mul sellest kasu on, et see on kõik kauges tulevikus, siis on mitmeid selliseid näiteid, kus vahetult seal on see kasu meile olemas. Üks selline koht, mis on selline vahetult kasulik olekski see, et kui me nagu ravimid ja ravimite puhul siis saab selle öelda nagu kaheks, et kas ravim sobib meile, ehk siis on see, et kas me peaks võtma tableti A või võtma tableti B, sest vastasel juhul võib meil tekkida mõned kõrvalnähud või siis ei mõju ravim üldse. Või siis teisel juhul on see, et kui me võtame seda ravimit A, et mitu tabletti me peaks võtma, kas me peaks võtma 1, 2 või 3 tabletti, et saavutada seda sama tulemust. Et see on siin joonise peal üritatud hästi lihtsalt anda, et kui me võtame inimesed, me oleme kõik erinevad, värvilised kujukesed, et kui me vaatame neid rohelisi kujukesi, siis on see, et arsti poolt meile välja kirjutatud ravim mõjub ja ei oma mingeid halbu kõrvalmõjusid ja kõik väga hästi. Aga samas on siis 13 gruppi, et siis on need punased, et ravim ei mõju, ehk siis ta ei tee meid tervemaks, aga samas tekitab võib-olla vaevusi näiteks maksale. Siis sinised inimesed, et ravim ei mõju ja ei ole ka toksiline, see on selline, et võtame või võtta, sellest midagi ei muutu, samas raviarved kuhjuvad ja tegelikult tervishoiusüsteemis on vähem vahendeid, et neid ravida. Ja hallid on siis sellised, kus tegelikult ravim mõjub, aga on ka toksiline, et siia klassi tegelikult väga hästi sobivad erinevad kasvajaravimid, mis siis tegelikult on ka rakumürgid, kuid vähirakkudele ta mõjub rohkem halvasti kui siis meile kui patsiendil. Aga see küsimus on selline laiem, et kas geenid ennustavad tulevikku ja kas me neid saame kuidagi tervishoius kasutada. Et siin Terje mainis, et tänaseks hetkeks on Eestis juba 200 000 inimest, kes on siis liitunud Eesti geenivaramuga, et see on siis selline andmekogu, mis asub Tartu Ülikooli all. Siis need 200 000 inimesel on andnud nõusoleku ja meil tegelikult saame
teadustöös kasutada siis teie terviseandmeid, mis me saame muuhulgas ka näiteks Põhja-Eesti Regionaalhaiglast, aga ka Haigekassast. Ja kõikidele inimestele on tegelikult olemas ka geeniandmed, mille põhjal siis saaks tulevikus anda arst teile kasulikku informatsiooni. Et lihtsalt selline põnev infokilluke, et kui me DNA-d loeme ja räägitakse siis DNA kiipidest, et mis see kiip siis tähendab, et see ei ole selline kiip, mis käib naha alla, vaid tegelikult sellises suures masinas mikroskoobigaasi peal loetud informatsiooni hulk, seal on umbes nagu miljon nii-öelda DNA jupikest ja selle põhjal me siis saame teada, et kas teie genoomis on mõni halb mutatsioon või ei ole halba mutatsiooni. Aga jah, need erinevad viisid või tüübid, et kuidas seda DNA-d, mis on meie rakkudes või nagu kasutada, et siis ma olen toonud sellise joonise, et tunnetada seda, et kui palju teatud tüüpi mutatsioone näiteks eestlastel on, kui tihti ta esineb ja kui suur on selle mõju. Et esimesena näiteks sellised nii-öelda vastsündinutel, et statistika näitab, et keskmiselt iga 100 laps sünnib niimoodi, et tema DNA-s on mõni halb ja drastiline muutus. Mõned nendest muutustest on sellised lihtsamad, samas mõned on sellised, et see laps kahjuks ei sünnigi. Et kuigi see on nii-öelda väga-väga harv, seda ikkagi esineb ja seda tegelikult saaks nii-öelda testida ja läbi selle siis selliseid sündmusi ära hoida. Aga me nüüd oleme juba edukalt maailmas ja on meie DNA on siis kirjeldatud, et siis 3 sellist põhilist valdkonda, millest nagu nii-öelda praktiliselt saaks kasu, et mõni selline vahetu, mõni selline ebamäärasem, et ongi üks asi on siis see, et umbes 7%-l ka teist, kes siis kuulate, et siis igal 7. on teie DNA-s siis selline mutatsioon, mis väga-väga palju suurendab teie riski, et näiteks saate mõne vähi, saate mõne südamehaiguse. Aga väga tihti on see, et kui see mutatsioon on teada, arst kirjutab teile õige ravimi või määrab mõne õige ennetustegevusi, see risk on nagu maandatud ja mitte midagi ei juhtu. Teine pool on jah, ehk olete kuulnud, on siis geneetilised riskid ja riskiskoolid ja selle tõttu nii-öelda eelkõige muuta oma elustiili, väga keeruline teha, aga samas jällegi väga efektiivne. Ja 3. pool on siis midagi, mis tegelikult on praktiliselt võib väita, et igal ühel meist on mõni ravim, mille puhul geenides on siis informatsioon, et me peaksime käituma teistmoodi, võtma teistsugust ravimit. Et see on nüüd midagi, mis on esimene rakendus, mida Tartu Ülikool koos haiglate ja ministeeriumiga üritab siis tervishoiusüsteemi integreerida, et siis tulevikus, kui inimene läheb arsti juurde, arst kirjutab välja retsepti, et siis saabki nii-öelda see süsteem, digiretsepti keskkond siis kohe tuvastab või paneb tähele, et kas annab soovitusi, kas antud ravim võiks töötada või mitte töötada. Et need on selline, kui me mõtleme, et kuidas geenid on olulised ja kuidas nad meid aitavad, siis need on sellised 4 põhilist valdkonda, et jah, siit on välja jäänud üks, ehk siis täppisdiagnostika, et kui patsiendil näiteks kujuneb välja vähk, et siis kui saab teha täppisdiagnostika, et siis selle põhjal ja määrata molekulaarsel tasemel, millise vähiga on tegemist, et siis saab jällegi määrata väga täpselt seda ravimit, mis on tõhus või nii-öelda peatab selle vähi kulgu. Ja ei tasu kuidagi ära unustada, et kui ma räägin kogu aeg geenidest, et siis tegelikult on ka need erinevad teised
riskifaktorid ja käitumuslikud asjad, mida tuleb silmas pidada. Ja kunagi ei ole niimoodi, et kõik on halvasti või kõik on hästi, et see ongi tasakaal. Ja siin lõpetuseks ma lihtsalt näitan mõned sellised tulevikus ehk ka teide kätte ja arsti vahendusel teile ulatatavad siis sellised geeniriski raportid. Et selline väga lihtne visuaalne siin siis nagu diabeedi kohta, et risk on roheline, siis nii-öelda võrreldes keskmise eestlasega geenid ei põhjusta suuremat riski diabeedi kujunemisel. Ja siit järgneva siis selline natukene detailsem raport, nagu ma mainisin, et mida ehk digiretseptis varsti integreeritakse, et siis ongi erinevad ravimid ja nende ravimite puhul on siis vaadatud genoomis erinevaid mutatsioone, mis siis vastavalt võivad mõjutada antud ravimi siis lagundamist või toimet. Siin on erinev nimekiri, et hästi palju on tegelikult selles nimekirjas just selliseid depressiooniravimeid või skisofreenia ravimeid. Ja jällegi selline raport saab olla väga lihtne ja visuaalne, et kui on kõik roheline, siis mingit riski või mingit erisust ei ole. Kollase puhul tuleks näiteks muuta doosi ja punase puhul siis tuleks tõesti vahetada seda toimeainet, kuna antud toimeaine teie organismis ei lagune või ei avaldu see toime. Ja kui me oleme nüüd vaadatud geenivaramus, geenidoonorite andmeid ja ravimikasutust, siis tõesti on selliseid patsiente, kes on nagu 10 aasta jooksul, kellel on määratud rohkem kui 25 erinevat antidepressanti. Ja me näeme nende haiguslugudes, kuidas iga 2 kuu tagant toimub ravimivahetus, sellepärast, et inimene või patsient raporteerib kõrvalnähtusid ja läbi selle siis inimest nii-öelda solgutatakse 10 aastat, et leida, milline see ravim siis võiks töötada. Aga nüüd, kui meil on selline geneetiline profiil, võiks öelda, et selline geneetiline ravimikaart oleks näiteks digiretseptiga integreeritud, et siis arst hakkab ravimit välja määrama, ta kohe automaatselt testilt või annaks hinnang, et milline ravim võiks olla see kõige parema mõjuga. Et see on selline reaalne kasu. Ja lõpetuseks, et mida siis võiks tuua meile tulevik ja millal me jõuame siis selleni, et kõik need suurepärased geeniandmed jõuaksid patsiendi haigusloosse. Et siin siis ma näitan teile sellist ajakava või ajaraamistiku, ajatelge viimase 20 aasta kohta, et millal see genoomiprojekt algas ja millal hakati looma seda teadmist. Et siin juba tegelikult aastal 2000 võeti vastu siis seadus ja loodi geenivaramu ja nüüd 20 aastat hiljem me tegelikult oleme jõudnud sellisesse aega või kohta, kus me tegelikult juba oleme valmis andma seda informatsiooni koostöös ministeeriumite, Tervise Arengu Instituudi ja arstidega ja haiglate, nagu Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga, katsetame erinevaid mudeleid ja on lootust, et siin lähiaastatel juba see informatsioon saab kõik integreeritud tervishoiusüsteemi. Et sellega ma lõpetan, et aitäh!